Tere, oleme tulnud järjekordselt Maakleri jutud, kolmapäev, tere hommikut, jah. enam öelnudki kurikuulus. Kurikuulus. Aga täna on siis 13 ja meil on tulemas nagu ikka arenduste mõttes loopargi.ee, minge vaadake, kliendipäev, ette registreerimisega seekord, on ju? No sooviks küll, et keegi registreeriks nagu... Et tegelikult on hea, kui inimesed, kui me teame, kui keegi on tulemas, siis me oskame nagu oodata. Et osa tulevad nagu varem, eraldi. Siis täna ka tulevad varem. Aga õnneks meil on see võimalus, et meil on kõik korterid seal valmis, võtmed on käes, saame käia ükskõik mis kell, ükskõik mis aeg, ükski töömees kuskil meid ei sega, nii et tulge vaatama. Ja nii ongi, meil on seal 6 korterit alles. Ühe planeerisime nüüd see nädal ära. Jah, siis 1 kolmene, mõned 2 ja 3 1. Ja siis ongi otsas. Nii lihtne ongi. Veidi võib öelda, et otsas, jah. Jah. Aga lool on üldse selline aktiivne arendustegevus, et keegi looalevikku ei tea, siis seal on väga palju arendusi sees ja tuleb tulevikus ka veel, nii et olen kogu aeg rääkinud, et see on hea koht ja Tallinn kasvab sinna Maardu poole, kogu aeg sinna Iru, Maardu, kõik mis sinna Jõelähtme poole jääb, et sealt järjest need põllud tulevikus täis lähevad. Vahepeal tuleb see tööstuspiirkond vahele, siis sealt edasi hakatakse jälle tegema. No Maardu järve juures on väga suur piirkond ja nüüd järgmine piirkond, mida ma meediast näen hästi palju, on ju see Aruküla, mida hästi palju reklaamitakse. Ma pole seal koha peal käinud, et ma ei tea, kuhu nad täpselt seda teevad, ma Aruküla tean väga hästi. Siis minu jaoks täna Aruküla tundub kaugel, samas ta ei ole nagu tegelikult kaugel, kui sa Peterburi maanteed sealt tuled, siis sa oled 10 minutiga linnas ja nii ongi. Arukülast 10 minutiga? Jah, raasikult ei ole. Kiirelt tuled? No ma tulen 150-ga. Läheb kõlukaks. Ma räägin, Pirita sild on tegelikult Tallinn minu jaoks, et kui sul Lasnamägi hakkab juba, et ma ei räägi kesklinnast. Seda Pirita sild on? Jah, et... No ikkagi kesklinna, jah, aga ikkagi kiirelt. Tuleb kiirelt, aga hinnad on korteritel ikkagi samad, mis Tallinnas enam-vähem. Jah, tegelikult kui hindadest rääkida, näiteks Loo 2 versus Kristiine 2 ruutmeetritelt me müüme sama hinnaga. Ruutmeetri hinda mõtled? Aga Lool on lihtsalt see vahe, et Lool sa saad uue selle korteri, aga Kristiines sa saad vana korteri tegelikult. No jah, selles mõttes ta võib ilus olla, aga kuskilt on midagi vana ikkagist, kas maja on väljas tegemata Kristiines või midagi vana ikkagist, et kui see Kristiines oleks olukord, et sul on 2-toaline 35 ruutu näiteks või 40 ruutu ja ta on rekitud majas ja rekitud korter, siis ta maksab ikkagi seal täna 140-150 000 Kristiines. 140 umbes. Et see on see hinnavahe tekib ikkagi sealt. Okei, aga kui me hindadest räägime, lähme siis äkki, ma ei tea, ma vaatasin siin Kristiine hindasid, kuna mul oli vaja vaadata ja siis mõtlen, et äkki räägin teistele ka, mis ma nägin. Et endale üllatuseks pidin siin natuke analüüsi tegema, mis võiks maksta Kristiines ühetoaline korter ja jõudsin järeldusele, et nad ei ole palju muutunud, ma ei tea, aastaajase tagusega ajaga, aga teistele ka teadmiseks, et ühetoaline, me räägime siin niisugustest väiksemad 25-30 ruutu, mõistlikud nagu suurus, ma ei räägi 16 ruudustest korteritest praegu. Et siin on sellised ka väga palju ja need on hoopis teine toode ja seal ma praegu ringi vaadanud. Aga ühetoalised, kui on ta valmis, ta võiks maksta täna, ma arvan, siuke 109-110 000, see on ülimaks ja see on köögimööbliga koos. Et täis rekitud korter, sisustatud korter ikkagist väga ilus vannituba, sanitaartehnika, kõik asjad hinna sees, vaade ja absoluutselt. Et pigem siuksed vähe sootsamad võiksid jääda 100 000, ka heas korras, 100-105 on siuke maksimumpiir. Et siukest lagi hinda saada 109, siis sul peab olema ikkagi siuke väike krutski ka, et on ilusti tehtud mingi väga ägedad stagingu pildid ja ta võikski olla väikse pehme mööbli ja mingi tekike peale, siuke ilus sisustatud nagu korter. Aga huvitav olukord on see, et mis ma Kristiines, miks ma sellest rääkida tegelikult tahan, on see, et mida ma nägin analüüsi tehes, et väga paljud ühesed, mis täna ära ostetakse, müüakse turul tagantjärgi teise, uuesti rekkides ära kahetoalistena, ehk siis täna on hästi suur trend, mida ma näen, et ostetakse neid üheseid kokku, mis on eraldi köögiga, väiksed köögid olnud ja need tehakse kõik vaieldamatult praktiliselt kõik tehakse kahetoalisteks, et täna klient tahab osta seda 35 ruudust kahetoalist, mis on tema jaoks väga praktiline, kommunaalkulud on piisavalt soodsad
ja aga nende müügihinnad on seal 120 kuni 130 000 juba, et ostuhind on ka 20% madalam, kui ostad kahese nagu. Jah, täpselt ja tegelikult on see ka veel, et miks flipajad neid armastavad, on see, et marginaal on ülihea, sellepärast, et tegelikult sa ostad ta ühetoalisena mingi, peldiku ostad ära, on ju, sa saad seal kuskil, võib-olla hästi räägid, 70-80 000 vahele, mõni 85, aga kui sa teed selle nagu nüüd, sul on oma ehitusmeeskond ja sa teed selle kaheseks, on ju, sa saad 130 000, sul jääb siuke 45-50 000, võtame sealt remont ka 20, sul jääb mingi 20 000 võimalik teenida, et tegelikult 15 vähemalt, et see on väga ahvatlev, väga paljud turul tahavad seda teha ja tegelikult teise järgu korteritega täna tehakse turul väga palju tehinguid ja väga aktiivne on see turg, just see 1, 2 ja kolmetoolistega ka, aga see segment tegelikult müüb hästi, et versus uusarendus, et seal on ikkagist väga vaikne. Ostja on nõus selle väiksema magamistoaga, teda enam ei häiri, et elutuba on köögiga koos. Aga seda, et magamistuba ja elutuba on koos, see nagu ei meeldi. See pigem ei meeldi jah, täna noortel ikkagist, et isegi kui sa kuidagi ära eraldad, siis see on nagu suur eelis, sellepärast, et kui ta on kuidagi funktsionaalselt niimoodi tehtav, et sa saad selle magamistoa nagu pannagi klaasseina taha, nagu me oleme rääkinud, või kardineid või... Keset tuba on sein ja... see on nagu ajuvaba, sellepärast, et sul ühes toa nurgas ei ole akent siis, et siis on pime ja see ei ole loogiline lahendus. Aga jaa, seda ma turul nägin, seda analüüsides nägin ja huvi pärast vaatasin ja uurisin ka, mis on maksimumhinnad Kristiines kahetoalistega tehtud ja me räägime siin kuni 45-50 ruutu korteritega. Ei, ma panin, vist rääkisin 45 ruutu, et me ei lähe seal 60-70 ruuduste juurde, mis on erandid, mõned armastavad hästi suuri kaheseid. Siis ma nägin seda, et üle 200 000 tehinguid on väga vähe tehtud, mingi... Uuemaid ikkagi, sa mõtled? Jah, et uuemaid müüakse ikkagist, enamus hinnad jäävad seal 170-180 000, et kui analüüsides jõudsin järeldusele ja vaadates seda asja. Nii et, aga siiski, ma siin arutasin ka just, et minu jaoks tundub see nagu arusaamatu, et kui sa ostad uue kuskil ägedas kohas Kristiines, me räägime Kristiine piirkonnast praegu, siis... sa saad kahese uue osta 200 000-ga, sa saad kahese uue osta 170 000-ga, siis tegelikult minu jaoks see loogika nagu ei pea, ma ei tea, mina ei maksaks 200 000, 215 000. Ruutmeetrite vahe ka natukene. No natukene on, aga see, ma ütlen, ma võtsin vahemikku. 10 000 eurot on võib-olla ruutmeetrite. Ma võtsin vahemikku ka, et jääks võimalikult sellisesse väiksesse korterisse. Hindadega on üldse, et huvitav, et ma siin ka ühe arenduse asjus küsiti mult, et see, kas see on nagu hea hind, et 170 000, 171 000 oli nagu pakkumine ja kliendil on siis hinnas autokoht garaažis, panipaik Räägi kõvemini. ja siis ka siis tuleb mikrid lähema. Köögimööbel. Kui niimoodi mõelda, siis on peaaegu 20 000 nagu justkui neid kingitusi on ju, et aga nagu tehakse neid kingitusi nagu praegu ja pärast näidatakse ikka, et müüsime 170 000 selle kingitused, see on hinnalangetus tegelikult, mis statistikas ei kajastu, niimoodi võib öelda, et me ju arutasime ka seda teemat, et tegelikult nagu seda hoitakse absoluutselt, et see näitab tegelikult seda, et arendajatel ei ole kuidagi häda käes, aga lihtsalt nagu mõelda kui palju mõjutaks see, et kui võtaks kõik asjad hinnast alla ja ja ostetakse lihtsalt korter, on ju. Ühesõnaga, ma ei tea, kas me jõuame uusarendustes sinna ka, kus tegelikult sa saad nagu kõik asjad hinna sisse ja sa saad hinnas alla ka veel lisaks. Paistab, et ostuvõilis on, et seal nagu väga palju ka nagu kaubelda ei lasta, aga öeldakse, et lihtsalt maja pole veel valmis ja meil on aega oodata ja detsembrikuus nagu valmib näiteks maja alles. No tegelikult see, et sul antakse kõik asjad hinna sisse on täna tegelikult väga hea eeliseks, et näiteks, ma ei tea, 2-3 aastat tagasi, kui sa ostsid uusarendust, siis sihukest asja ei olnud, sa maksid kõigile ekstra. Ja köögimööbli pidid veel eraldi. Absoluutselt, oma raha eest kuskilt, et sa ei saanud seda mõnikord isegi arendaja kaudu, sest nad ei viitsinud sellega tegeleda. Tegelikult on see umbes 10-15% justkui hinda langetatud. Ja. Aga nagu Ergo Mõttus ütles, just lugesin Ärilehe artiklit, ja tegelikult see on õige ka, kinnisvara ei ole kunagi odav, et selles mõttes, et ükskõik mis ajahetkel sa nagu osta tahad, siis sul tundub alati nagu see kallis, aga fakt on see, et tegelikult kui 10 aastat mööda läheb,
kui maailma lõppu ei tule, kui mulle meeldib öelda, siis tegelikult kinnisvara hinnad tõusevad ja siis sa ei mõtle selle peale, siis sa mõtled, et oleks võinud veel osta. Et reaalsus on see, et just lugesin siin eelmine nädal ühte kokkuvõtet, kus Euroopas Eesti on siis oma kinnisvara hindade osas 2015 kuni 2025 Euroopas tõusnud hindade osas kõige rohkem, ehk siis tegelikult 121% oli tegelikult see hinnatõus meil viimase 10 aastaga. On tunda, jah. On tunda, on ju. Ja ise ka olles kinnisvara omanik, see on hea tunne sellel hetkel, kui sa kinnisvara omad, aga teistes Euroopa riikides ta jääb sinna 50-60% vahele hinnatõus 10 aasta jooksul, 2015 kuni 2025. Seega kinnisvara ostes, kui te kodu ostate, siis pole tegelikult nagu kogu aeg mõtet mõelda sellele, aga kahjuks või õnneks on inimesi, kes satuvad alati sellesse olukorda, et kui nad ostavad tipus ja neil on mingi eluline, oluline muutus ja nad peavad järsku müüma, ma ei tea, 2-3 aasta pärast ja turg on just sellel hetkel kukkunud, siis ollakse kehvas olukorras. Võib-olla tõusnud eriti nagu. Jah, et ei ole tõusnud. No mul on üks hea näide, Lool müün ühte korterit 2-toalist, 2 aastat tagasi oli turutipp tegelikult suures plaanis seal, väga head hinnad olid igal pool. Müüsime ühe korteri hinnaga, mida me müüme täna täpselt sama hinnaga vaatasin tehingust järgi, et ja see tähendab seda, et tegelikult omanik on maksnud seal ise pangalaenu, ta ei saa mitte midagi, see on kõik kadunud raha tegelikult, et kapitali kasvu pole tekkinud. Siin ka näide ühe müüjaga, et müüs 150 000-ga 50 ruudust korterit, kui samal ajal müüdi 150 000-ga ka nagu 10 ruudu suuremaid kortereid. Ta oli pisike 3 nagu. Et ja siis esimene asi ütleski, et tõenäoliselt tuleb hinda langetada ja siis kohe langetatigi mingi 10% praegu hinda, et üldse nagu huvilisteni jõuda. Jah, ja uusarendustest veel rääkides ja teise järgu korterist Kristiines veel tahtsin ruutmeetri hinnaga öelda, et mis ma nagu nägin, et see suurusjärk jääb vanadel korteritel, vanas majas korda tehtud ja korter ka korras, ruutmeetri hinna vahemikud jäävad päris kõrgeks, 3200 kuni 3500 euri selles vahemikus oleneb asukohast, korrusest, rõdust, parkimiskohast, kõik edasi, aga sellegipoolest see ruutmeetri hind, ja see on vanade korterite nagu ruutmeetri hind. Ja kui me räägime uutest, siis need väiksemate 35 kuni 45 ruutmeetri hinnad jäävad 5000, 4000 pluss on isegi madal hind, et näeme siin 5000-5300 eurot ruutmeeter, et see on, et kui keegi mõtleb, et see on keskline hind, siis ei, keskline hind on juba 7, 8, 9, 10 000 ja võib-olla kohati rohkem, et oleneb jällegi piirkonnast, et hinnad kogu aeg kasvavad, nii et ei tasu ajast maha jääda ja mõelda, et 5 aastat tagasi olid siuksed hinnad või siin kõik uued asjad, mis peale hakatakse kunagi ehitama, on ju uute nõuetega nagu varjendid näiteks ja see on praegu hästi aktuaalne teema kinnisvaras. Hinnad on tõusnud, ehitusmaterjalide hinnad tõusevad, kõik nagu see tõstab ka nagu seda üldist hinda ja lõpuks ja siis kes selle kinni maksab? Sina? Ostja. Tarbija. Lõpptarbija, et see on loogiline. Okei, ja siis ma tahtsin lihtsalt veel ühte ägedat mõtet arutada sellest, et käisin mina ühtedele huvilistele korterit tutvustamas ja siis inimesed, lihtsalt kui rääkida kinnisvara, kogu aeg räägivad, ma ei tea, kui mul noored käivad ostmas või ikka räägivad, et kas see on hea investeering, et paljudes üldse arvamus, et investeering on, aga kui nagu üleüldse rääkida raha mõttest, kuidas inimesed rahast mõtlevad, siis oli selline huvitav küsimus, et inimesed küsisid, et kas osta see korter sellepärast, et siis ma ei saa autot osta, teist autot juurde, või siis osta vana korter, stiilid sarnased, justkui katusekorterid mõlemad, ja saan autoga osta. Et siis minu soovitus on alati, et pigem pange see 20-30 000 ekstra, kui te tahate raha panna ja saate mingi põhimõtteliselt uue kinnisvara versus ostate vana, siis ostke pigem see uus kinnisvara ja võtke see auto, ma ei tea, aasta pärast või sõitke taksoga nii kaua või võtke liisingusse kui võimalik, aga sellepärast, et kui te ostate 20-30 000 endale auto välja, siis 5 aasta pärast auto ei ole mitte midagi väärt. Keskklass tavalisest autost rääkides, ma ei räägi siin mingi kogumisautodest praegu ja siis ongi nii, et kinnisvara osas vähemalt eeldatavasti ikkagi see kapitali kasvab ja see raha väärtus säilib vähemalt teil ja 5 aasta pärast sa ei mõtle, et kurat, et nii on, pole autot ja on vana korter
aga mis ma sellega öelda tegelikult tahan, on on auto ka. lõpuks inimesed teevadki otsuseid väga erinevalt ja kinnisvaras ei ole ka mingit ratsionaalseid otsuseid, me näeme seda iga päev, ostetakse puhtalt emotsiooni pealt, mulle meeldib, ma tahan saada, isegi kui uus on justkui tuleviku mõttes võib-olla parem, siis tegelikult inimesed ikkagi sisetunnet usaldavad, neile meeldib mingi aura, neile meeldib seal kohal olla, neile meeldib seal, ma ei tea, toas viibida, naabrus ja kõik nii ongi ja seda ei saa nagu eirata, et see on tegelikult kõige tugevam faktor, miks inimesed mingid otsused üldse teevad ja seda mitte ainult kinnisvaras, vaid kõik mujal ka, nii et mitte midagi siin maa peal muutunud ei ole ja psühholoogia mängib siiamaani rolli kinnisvaras. Siin ongi praegu võib-olla Kristiinaga, Kristiinas on jah, ütleme kahene on 180-200 000 uus on ju, siis lähed Mustamäe poole Aiandis on niuke 160-170 000 kahene, lähed sinna mäepealsesse, seal on 170 000 on ju, aga kõigil ma arvan, et Kristiinas on nagu rohkem ruutmeetreid ja niimoodi aina väiksemaks lähevad need korterid ka nagu mida kaugemale nagu, et seda hinda nagu hoida. Aga jah, tundub, et huvilisi nagu, ostuhuvilisi nagu justkui oleks, aga kas ei jõuta siis kokkuleppele või ei leita seda, mis sobib ja või siis mõni ütleb ka, et ei olegi midagi osta nagu, et ei ole midagi sobivat osta. Kusjuures ma arvan, et turul on kogu aeg neid inimesi, kes ütlevad, et midagi pole osta. Tegelikult on, ja siis on teine grupp inimesi, kellel on kogu aeg midagi osta. Et see kõik oleneb jälle inimese nagu hoiakutest ja seisukohast, et no, see ongi kuidagi ja ootustest ja olukorrast. Vajadus ka nagu, täpselt, et ei ole sükest asja, et üks või teine. Nii mõnigi ütleb, et noh, mul pole kiire, et ma olen siin võib-olla pool aastat juba otsinud vaadanud. Sellisest ostuhuvilisest jooksa minema nagu. Elan kuskil üürikorteris praegu ja siis noh, mul ei ole kiire, et ma vaatan, mul on, või ma ei tea, elan vanemate juures või ma ei tea, mingi niuke, et sa ei pea, noh, sul ei ole kulusid väga selle ostmisega seoses. Kusjuures ma olen viimasel ajal hakanud hästi palju, hästi palju, vaid küsingi kõigilt, kõik, kes mulle helistavad või kirjutavad, et tahan objekti vaatama tulla, mina olen hakanud küsima kahte asja. Esiteks, kas te ostate koduks või investeeringuks ja teiseks ma küsin, et kas te olete pangas, ma tegin ükspäev mingi postituse ka sellest. USA-s on vaata nii, et kui sul ei ole nagu seda sertifikaati, et sa oled laenukõlbulik ja krediiti saad, siis sa põhimõtteliselt sa korterid või maju vaatama minna ei saa. Nii ongi nagu, sa pead selle esitama maaklerbüroole või agendile või kellel iganes. Ja mis tasemel sa oled? Jah, täpselt. Ja, et seal on hästi nagu reguleeritud see. Eestis on põhimõtteliselt see, et sa võid selle tasemega ei saa osta nagu. Või siis sa pead tõestama, et sul on see võimekus kuidagi olemas. No teisiti. Jah, aga noh, Eestis käib see asi ikkagi täiesti niimoodi, et ma olen enam kui kindel, et enamus lähevad huvilistega vaatama, siis tegelikult pole õrna aimugi, kes see klient on, kas tal üldse pangas on käidud, sellepärast, et miks mina seda tegema olen hakanud, on see, et ma lihtsalt ei jaksa enam käia inimestega vaatamas, kellel tegelikult on vaja alles korterit müüma hakata selleks, et uut kodu osta näiteks, mis on tavapärane ka turu peal täna. Või polegi veel või pole üldse pangas käinudki ja ta pole üldse õrna aimugi, et tegelikult see on omaniku aja kulutamine ja maakleri aja kulutamine ja kaasa arvatud selle isiku enda, sellepärast, et ta tekitab endale vale ootusi, valesid lootusi. Ja pettumus ka, kui ta jääb ilma. Kui ta jääb ilma nagu jah, et ei tea, võib-olla siit jutu jätkuks ongi nagu hea, et kuidas võib ilma jääda nagu lõppkokkuvõttes ei tea, mismoodi see küll läheb täpselt, aga nagu üks maja broneerimine oli, et samamoodi klient hakkas pangalaenu asju ajama siis, kui ta ütles, et noh, ma nüüd leidsin endale sobiva nagu maja, nagu mida osta. Rääkisime kõik vajalikud asjad läbi, aga viimasel hetkel tuli teine huviline, kes ütles, et ta tahab osta ja müüja ütles, et ma tahan hoopis teisele huvilisel müüa ja täna on küll läinud nii, et broneerimine lõppes ja tehingut ei toimunud küll selle teise kliendiga, kuna teine klient tuli, vaatas üle ehituseksperdiga, leidis, et maja on, vajab nagu suuremaid kulutusi, kui talle esmalt tundus. Aga kui ta räägi numbritest ka, see on palju põnev. Jooksujalu tegi broneerimist, siis ta ei, arvas enda pädevus on nii suur, et ta vaatas üle ja kõik on teada, kõik on selge ja teeme bronni ära ja me tahame osta ja kõik on teada, kuigi tal ei olnud pangalaenu veel lõplikult nagu kinnitatud ja et natukene võib-olla teinekord peab ikkagi hoogu maha võtma inimestel nagu. No väga palju peab hoogu maha võtma, mul on nagu praktikas päris palju näiteid, kus inimesed nagu tegelikult ei hooma seda, et meil on ka olnud olukordi, kus inimesed tahavad võlli teha
ja tegelikult kui küsid, et aga oled sa kindel, et sa saad oma kinnisvara müüdud ja on ka olnud olukordi, kus inimesed jäävad paarikümnest tuhandest eurost ilma, sellepärast et nad ei suuda seda lepingut täita pärast võlli. Ja ongi kõik, et neile antakse ka veel lisaaega ja ikka ei ole suutnud ja ongi 30-50 tuhandest seal vahemikus ilma jäänud. Ja enamus kordadel on see ikkagi sellepärast, et ongi müüdud liiga suurte ootustega oma kinnisvara ja siis on hakatud hinda ja liiga lühike aega on selleks võetud. Siis on langetama hakatud hinda, kui nüüd on leitud see uus sobiv objekt, on ju. Ja see ei ole enam nüüd see piisav aeg olnud, et seda asju nagu ära valmistada. Ja siis ma olen olnud allmaakler ka sellepärast, et ma inimestele nagu väga selgelt ütlen korduvalt, et kui me bronni näiteks inimesed tahavad ka bronni teha, lihtkirjalikust räägime, siis on see, et inimesed tahavad see 2-3 tuhat eurot ette maksta, et kuu aega, et ma ajan kõik asjad korda ja ma saan kõik müüdud ja mul on kõik siis tehtud. Ja siis ma küsin, et aga kus te oma protsessidega olete, ja siis annan neile ausa tagasiside, et teate, et äkki te kiirustate veidike, et ärge tehke seda bronni. Aga siis see on see risk, et tuleb ostab keegi teine ära, ja siis peate arvestama sellega. Ja siis tegelikult mul on aastate jooksul olnud olukordi, kus ma kuulen, et inimene minu selja taga siis ostuviljon saab väga pahaseks ja kuidagi leiab omaniku üles ja siis läheb vingub kuskile, et maakler on halb, ei luba bronni teha ja nii edasi, et tegelikult ma andsin lihtsalt soovitust, et ei tasu teha. Aga neid olukordi tuleb ja selles mõttes eks meie üks ülesanne tegelikult kaine mõistusena ongi see, et ka ostjat natukene nagu aidata selles osas, et ta ei paneks ennast kehva olukorda või mõtlema panna, millest seda võib nagu jõuda jah, et inimesed nagu võib-olla ei taju seda, et kui sa ikkagi kannad see 5000 euro bronnina ära, siis reaalselt sa ei pruugi seda tagasi saada, sellepärast et kui sa ei suuda neid lepingu kokkuleppeid täita näiteks ja need kõik olukorrad on väga erinevad, aga sul oli ju hea olukord, et tegelikult omanik vihastas, aga maksis isegi bronni tagasi, ta ütles, et ta ei taha isegi nende inimeste raha nagu, et tegelikult oli õigus lepingu järgi see raha nagu jätta nii büroole kui omanikule kahjuhüvitiseks aja kinni hoidmise eest, et me jätsime justkui kliendid ju ukse taha keegi. Aga on ka neid olukordi, kus me lahendame selle nii, et see bronn lähebki, tegelikult ütleme siis ostuhuvilisel veab sellel juhul, kui selline lahendus tehakse, et ta ei pea vaidlema, vaid ta põhimõtteliselt hoiab kõigi aega, lööb tuult ja tolmu üles ja siis loobub tegelikult ükskõik mis põhjustel, aga justkui ta tegi hinnapakkumise, mis uue hinnapakkumise, mis müüjale ei sobinud täpselt, seks, et bronniga oli midagi muud kokku lepitud. Justkui oleks teise hinnaga pidanud nagu ostma, aga ei olnud huvitatud ja ega ta mingisugust märku endast enam ei andnud ka nagu. Kusjuures see on huvitav olukord, ma tahtsin sellest tegelikult täna rääkida ka, ma ei pannudki seda kirja, et sinu maja puhul oli see, et seal tehti ehituslik audit enne maja ostu. Ehitusaudit, tehti planeerimine ja siis tehti ehitus. Ja alles siis ja tegelikult miks see olukord tuli ja mida me turu peal tegelikult aina rohkem maakleritena näeme, on see, et ehitisaudit vähemalt eramute puhul ma arvan läheb aina rohkem ajas hinda. Ehk siis kui teil täna ei ole nagu selget ülevaadet, siis tulevikus ma usun, et ükski inimene põhimõtteliselt ilma auditita maja ei osta. Mul lihtsalt tunne, et nii hakkab minema vaikselt. Sellepärast, et need varjatud puudused on niikuinii üks teema juba, mis on hästi suur case ja neid on kohtulahenditena tuleb aina juurde. Neid kaasuseid, igasuguseid olukordi, kus inimesed ostja ja müüja omavahel lähevad nagu raksu. Ja ehitusaudit on siis üks nagu selline dokument, mis võiks aidata tulevikus seda väga palju elimineerida, et kõik asjad on kirjas, aga mida ma turul näen, mida see tekitab, on see, et see tekitab selles mõttes ajuvaba olukorra, see on puhtalt minu nagu nägemus, see ei ole mingi puhas tõde, mida me siin räägime. Ostjas väga suure ebakindluse, mida ta ostma hakkaks. Seda ka ja tegelikult on see, et ehitusauditi tüübid, kes neid teevad, on ka väga erinevad inimesed, kuidas nad presenteerivad, kuidas nad seda räägivad, et võtame lihtsalt suvalise näite, seesama Nõmme maja, ma olen ka seal käinud, on ju. Ma olen ka väga paljudest kodudes ja ehitusest midagi tean ikkagist. See ongi vana maja ja kui sa siukest maja ostad, et mis on järk-järgult kuidagi ehitatud, aga ta on seadustatud, kasutusluba, kõik on olemas, kõik on hästi. Aga kui sa lähed siin üksesse majja ehitusauditiga, siis sa ei saagi loota midagi muud kui see, et sealt tuleb nagu ainult jama. Nagu kõik nagu mingid pooled asjad võivad valesti olla, selleks, et nad on tehtud täpselt nii, nagu tol hetkel tundus, et oleks kõige parem lahendus. Ongi tehtud, aga ajas on ikkagi mingid asjad natukene, mingid praod on tekkinud kuskil. Absoluutselt ja see pragu on teine asi, aga näiteks see üks näide, mis sa tõid seal, et duši segisti või see duši ventilatsiooni see platoo ava on nagu saunas vales kohas, et see peaks olema, ma ei tea, pool meetrit seal pool. Et sihukest väikseid nokkimisi on palju,
ja kui neid tuleb aga nagu neid tuleb 30-70 tükki onju, siis see lõpuks nagu jätab siukse mulje, et see maja põhimõtteliselt võiks maha lammutada, tegelikult seal inimesed elavad, kõik on hästi, kõik toimib, keskküte, you name it onju, või kohalik lokaalne küte mingi katlaga. ja tegelikult mis ma sellega öelda tahangi, ongi see, et kui te vana maja ostate ja ma ei tea, lõpus on noh, kui te teete auditi, siis peab ka nagu jääma. jah, siis common sense nagu peaks säilima, aga selle auditiga täna veits see kaob ära. Aga kindlasti on normaalseid inimesi ja tegelikult kui see audit tehakse, siis see audit võiks siis teha enne broneerimislepingut, mis tähendabki seda, et sa teed selle hinnapakkumise juba sellest tulenevalt, et sa tead kõiki maja üksikpuudusi. Et muidugi kui meie vana maja müüme ja meie määrame hinna tegelikult maja tänase hetke konditsiooni järgi, mitte see, et mis ta on siis, kui ta oleks täiesti korras või mis ta oleks siis, kui ta oleks täiesti lagunenud. Et me alati nagu hindame hetke olukorda seda seisukorda ja me oleme arvestanud kõiki neid puudusi, mis on visuaalselt ju tegelikult juba teada ja nähtav on ju, et ja siis tulevadki mõned ostjad nagu turu peal, et ma tegin auditil, ma tahan veel 60 000 alla saada. Ei, noh, sa ei saa, sellepärast, et noh, sinu mure, kas sa teed või ei tee. Et lihtsalt kui Nõmme rääkida, siis seal oli lihtsalt huvitav olukord, et lõpuks tehti selline pakkumine, mis põhimõtteliselt on Nõmme piirkonnas nagu kinnistu ainult lihtsalt kinnistu hind, et maja taheti tasuta saada, et sellist olukorda ka nagu turu peal, noh, profitmarkerid läbi lase, aga kurb mõni omanik vaata, teeb üksi ja ütleb, et oi, et sul on õigus, et noh, okei, aga kui ta müüks sihukese hinnaga ära, me räägime siin veerand miljonist põhimõtteliselt ainult, siis noh, oleks miinustehing omanikule, et seal ei ole pointi. See on iseenesest nagu hea, et ostjad on teadlikumad, tähelepanu pööravad muredele, kõike absoluutselt. Et lihtsalt ja kui teil keegi lihtsalt soovitus, kui teile tuleb ostja või te ise tulevikus müüte ja auditi teema tuleb sisse, siis kogu see audit tuleb lisana lepingusse ka panna. See on nagu, siis see kaitseb ka. Muidu on see, et kui keegi teeb selle auditi, aga seda kuhugi ei fikseerita neid puudusi ja asju, vaid on lihtsalt kellelgi see dokument, siis tegelikult see ei ole siin kuidagi moodi kaitsev. Et kui sa paned selle auditi näiteks lisana juurde, sa saad ise ka sellega tutvuda ja paned, et ostja on nende puudustega arvestanud ja oma sellest ja ei loe neid puudusteks enda jaoks ja kui tahab, siis teeb ise oma finantsilist vahenditest korda, siis on see nagu fikseeritud ja on väga hea dokument, mida lisada müügitehingusse, ostumüügitehingusse. Aga kui keegi lihtsalt osapool seda teeb ja näiteks müüja või ostja teeb ja ütleb, et aga ma ei näita sulle seda, siis kindlasti selle ostjaga ärge, no see on minu praktika ja soovitusele, selle ostjaga ärge tehingut tehke. Mõtlema panema see olukord. Ja, kui ta ei taha seda teile, ta ei taha näidata, aga kui ta ei taha ka lepingusse seda lisada lisana, siis ma selle ostjaga tehingut ei teeks. Nii lihtne on. Seks, et ta tuleb pärast lihtsalt, kui seda ei tule tehingusse, siis ta tuleb pärast tehingut lihtsalt e-maili peale, tere, need on need puudus, ma tahaks nende eest kompensatsiooni. Tehke korda või makske kinni. Et see on kõige halvem versioon sellest. Mul oli siin üks läbi rääkinud müüjatega, kes ütlesid, et kuna seal ei ole uus maja päris, aga noh, nad teavad, et sealt on kuskil mingid kalded valesti ja seal on torustikuga mingi ummistuvad vahepeal, et ütlesid, et nemad tahavad, et ostja teeks ehitusauditi nagu ennem ostmist. Kes see? Müüja tahtis nagu nõuda ostja. Aga ostjale nõude panna, et te peate tegema ehit. Nõue, et sa panna, aga kokku võib ikka leppida ju. No ja lihtsalt, kus sa ütled ostjana, et sa pead tegema. Jah, siis sa saad pärast tegelikult seda asja võiks nõuda. Ma pead ise kinni maksma nagu. Jah, või siis teine asi tegelikult, sa ei saa nõuda vaata, aga sa võid öelda, et palun tehke enne ma ei müü. Ja see põhjus on see, et tegelikult lepingusse saab pärast jälle notarilepingusse saab kirja panna, et müüja palus teha ehitisauditi, aga ostja loobus sellest võimalusest. See tegelikult kaitsev punkt jälle vaata. No see on praegu ka olemas, saab lisada, et tihti, et ostja käis omapoolse ehituseksperdiga või loobus sellest, et ostjale anti võimalus tulla ehituseksperdiga tulla objekti vaatama, aga müüja või see ostja loobus sellest võimalusest. See on jällegist natuke kaitsev, kuna müüja nagu endast olenevalt tegi kõik, et ostja veenduks selles, mida ta ostab nagu. Aga vaata, see ongi see, et lõpuks me lähmegi sinna nii peenhäälestusse, et lõpuks iga case on nii erinev ja kuidas see kohtus lõpuks laheneb, tegelikult keegi ei tea nagu, et me ju suhtleme sinuga iga päev erinevate advokaatidega, juristidega, kes kinnisvara asjadega tegelevad, siis üks ütleb ühte, üks ütleb teist.
lõpuks ongi niimoodi, et nagu päris iga päev ei suhtle, et nii palju muresid nii palju muresid ei ole, aga selles mõttes rohkem kui vajadusel saab küsida. keskmine inimene, et aga ongi nii müüjad, ostjad, noh ka advokaadid on ju, siis kõik viitavad sellele varjatud puudustele nagu, et aina enam ja et nendest ei saa nagu nii ümber ega üle ja sa ei saa lõplikult ära kaitsta ennast, et see on ka nagu common sense, inimesed unustavad ära, sa ei saa minna niimoodi tehingusse, et ainult kõik jama ühele osapoolele, et sihukest asja pole olemas täna Eestis, sa ei saa nii teha, sa saad hästi palju välistada jällegist, aga noh ja seda ütlevad erinevad advokaadid jälle erinevalt ju. Sinu üks hea sõber, pikalt kinnisvaras tegutsev isik on öelnud, et isegi kui paned, et maja on elamuskõlbmatu lammutamist vaja, siis lõpuks pole see ka nagu piisavalt kaitsev, kui keegi tahab vaielda, siis ta võib vaidlema minna ja nii ongi. Sõltub, kuidas sa seda müünud oled nagu eelnevalt, et kui on heas korras maja on müüdud ja hiljem paned notarilepingusse, et elamiskõlbmatu, siis on nagu vastuolu nagu jah. Või no meil oli näiteks hea olukord, ma vaatan, müüsin selle Luiste mõisa eile maha üleile. Notarilepingus selgelt kirjutasin memosse, et tegemist on varega, müüme tegelikult hoonestatud kinnistu, kus on elamiskõlbmatud hooned peal ja millegipärast oli lepingu draftis sees, et ostetakse elamumaa koos mõisaga ja elamiseks. Noh, siuke lause oli juristi poolt sisse jäetud. Noh, muidugi me tegime selle kõik ringi seal, aga selles mõttes ja veel viitasime, et ehitisregistris isegi on varemed nagu välja toodud, et see hoone seisund oli vare. Et ja jurist oli pandud elukõlblik nagu hoone põhimõtteliselt. Et ja miks need vead sisse tulevad tegelikult notarilepingus ei ole tegelikult sellepärast, et juristid on rumalad, vaid nad mõnikord võtavad lihtsalt tegelikult mingi mustandi põhja, kus kogu kogemata jääb tegelikult valed laused sisse, et ja nad ei loe ka neid lepinguid, ma olen suht kindel, ei loe kõiki lepinguid punkt jaaval uuesti läbi. Registris tulebki, et see on nagu mõis on ju ja nii edasi, ega nemad ei hakka seda ümber kirjutama seal. Jah, täpselt, et no see ongi sinu asi kui müüja või siis maaklerina aru saada nagu mida te müüte, et ei oleks pannagi kirja nii nagu päriselt on nagu jah, täpsustada. Okei, läheme siit edasi siis või sul oli ka, räägime sellest kinnisvara sentimendist ja siis räägime lõpus sellest proovimagamisest. No räägime enne proovimagamisest ja siis räägime sentimendist. Räägime tulust siis kõigepealt. Räägime kõigepealt proovimagamisest, kuna sentiment on siuke asjalik teema võib-olla või mõnda huvitab võib-olla rohkem. Okei, tegelikult me nägime ühte huvitavat artiklit siin Elarit tervitades. Seda on tegelikult varem üsna palju jutuks olnud ka. Mitte palju. Pealkiri on pandud väga, kuidas siis öelda, väljakutsuv või uudisi, kliki pealkiri. Kutsub lugema. Ehk siis lugesime siuke asi nagu proovimagamine, aga tegelikult küsimus on siis see, et mujal Euroopas mõnes riigis on täitsa nagu normaalne, kui ostetakse mingit kinnisvara, siis saab teha proovi ööbimist selles kinnisvaras ja olla seal 1, 2, 3 päeva, võib-olla isegi nädal kasutada jah, et saada aru, kuidas kogu see kinnisvara toimib ja mis tunne sul lõpuks seal tegelikult tekib. Eestis täna see ei ole kuidagi moodi, mina vähemalt ei tea, praktika. No võib-olla annad üürile, ma ei kujuta, kuidas sa teed seda üldse nagu. Ei, ma räägin üleüldse nagu, et tegelikult sukast asja Eestis ei praktiseerita ja vähemalt mina ei ole kuulnud, et keegi teeks seda. Mina olen kunagi oli nagu, see on küll nagu naljaks jälle, aga keegi oligi ööbinud kellegi korteris ja siis oli öösel veel mingid rattad ära varastatud talle. Vaat kui hästi, proovimagamisega. Jah, proovimagamisega, et kulud läksid väga suureks. Aga mida meie Martiga nagu mõtlesime, et selle, et isegi kui seda asja teha, siis me kõik saame aru, et see peaks olema mingi lepinguga kaetud, et see ei saa nagu justkui niisama anda, et tule ela 3 päeva mingi võõras inimene, et ütled küll, et tahad elada siin, aga et tule ela siis, või tule ela minuga koos. Sa võid diivanil olla, et ma magan oma magamistoas. Ma päeval olen ära, et sa võid siis siin olla. Sa võid kodukohvisid teha endal. Aga et tegelikult, eks see üks suur takistus on see, et esiteks kuidas seda nagu fikseerida mingi üürilepinguga ilmselt tähtajaline 3 päeva aina. Lühiajaline majatus ja saad käibemaksu tagasi. aga jaa, see lihtsalt ei tundu nagu selles mõttes täna common sense Eestis, et esiteks kui me müüme teise järgu korterit, kus enamasti inimesed sees elavad, siis ei tule sellepärast kõnale, et omanikel pole ise kuhugi minna. Ja kui on tühjad uusarenduse korterid võib-olla või siis ka mõned teise järgu korterid, mis on juba välja kolitud justkui. See on tühjad jälle. Siis jällegi nad on tühjad või siis on nagu
või siis lihtsalt nad on nii puhtaks küüritud, et ma arvan, et omanik ei taha, et mingi Peeter läheb seal õhtul, teeb makaronisalatit ja võib-olla peab väikse peo ja rohkem ikkagi see, kui on välja kolitud juba, siis on sealt asjad ka ära viidud enam. no, seda ka jah, aga lihtsalt kuidagi tundub mulle lihtsalt see loogiline, aga samas ma lihtsalt usalduse pool ka nagu ja perspektiivi mõttes mõtlen, et kui palju see annab juurde päriselt nagu diile teha, siis ma arvan, et ma isiklikult arvan, et see ei mõjuta eriti diili, ta ei tõstaks nagu diilide arvu üldises mõttes turul. see ostja on ostja, võib-olla käib iga nädal ei no ongi ja elab tasuta kogu aeg kuskil. käibki ööbib nagu hotelli asemel. et tegelikult ma arvan, et see oleks hästi lihtsasti, ma ei ole ise uurinud, aga see, kuidas Euroopas tehakse, kindlasti seal on mingi väga selge kontrakt nii-öelda taga ja ja sa võid tehagi, aga nüüd teda ma ei osta. või siis kui sa oled võlli ära teinud ja korter saab valmis, siis äkki sa saad arendajaga diili teha, et enne kui ma tulen asjaõigusesse, et ma tahaks seal elada 3 päeva näidiskorterit. ühesõnaga Eestis ei ole seda praktikat ja meil ei ole kogemust selles osas. arendajatele ei tee võib-olla, arendajad saavad teha. ma arvan, et jah, kui keegi jah, kui eraisikutel on keerulisem nagu. turg väga halvaks läheb, siis äkki arendajad hakkavad tasuta magamist veel annab minna või? no me ju vaatasime sentimenti küsitlust, siis me ju saame siin kohe öelda, et turg on keeruline, Tõnu Toompark on öelnud seda, et või siis on Eesti Kinnisvarafirmade Liit seda ise pannud selle pealkirja. see on kokkuvõte nagu vastustest, mis siis kinnisvaraturu osalised on vastanud. 2025.05 seisuga, 26 tähendab, sorry. aga jaa, siin oli vastus, et turg on keeruline aga ettevõtjad on enesekindlad ja siis võib-olla mida kuulajaid huvitaks oleks see, et mis tähendab kinnisvaraturu suhtes ettevaatlikumad, et kuidas seda kardavad kinnisvaraturgu tõlgendama nagu siis seda, et keegi ei tea, ma arvan, et meil ei ole mõtet siin sõnade vahelt mingit norimist teha, et see ei ole nagu teema, miks me räägime, et mis me siit öelda tahame, on see, et elamispindades tegelikult kinnisvaraettevõtted juba ootavad väikest kerkimist kinnisvara hindade osas, aga tehingute arvu osas nähakse tegelikult siiamaani langust, seda näeme meie ka siiamaani praktikas, et see ei ole ainult statistika, mida me siit loeme, et noh, turg on rahulikum, justkui nagu läheb kogu aeg rahulikumaks. Tegelikult me teeme tehinguid, me teeme väga palju tehinguid teisejärgu korteritega, uusarendustega teeme ka, aga seal ei ole sihukest möllu nagu ja see ongi see asi, et seal on ülepakkumine. Samas osaliselt korterid ju käiakse vaatamas, rohkem kui üks inimene, rohkem kui üks huviline. See ei sobi, minnakse vaadatakse midagi muud, et ostuhuvilisi tegelikult nagu on turul. Et kas siis nagu see hind ei sobi on ju, mis on tõenäoliselt liiga kõrge ostja jaoks. Või siis mingid muud asjaolud ei sobi. Et ostuhuvilisi nagu on turul, aga müüjad on ka väga suurtes ootustes endiselt. No kõik on ootustes, aga üüriturust rääkides, siis üüriturg on küll hindades siiamaani suhteliselt nagu madalal, mina ütleks. Ja tegelikult siin ka ütleb seda hästi, et oodatakse küll mingit nii-öelda siis üürihindade kerkimist, aga mitte liiga kiiresti ja liiga palju, et ma nägin eile ka siin ühe maakleri mingi kokkuvõtted, mis mulle väga meeldis see mõte, ta jagas seda, et kui sa 2 aastat tagasi andsid korteri üürile, mul endal oli üks Meikas üks olukord, 2-toaline vaata, andsid üürile 600-700 euroga, siis täna nad täpselt sama hinnaga, et üürihinnad ei ole kuhugi nagu tõusnud, et mõned inimesed arvavad, et noh, ma ei ole 2-3 aastat üüri tõusnud, et nüüd saan uue üürniku, saan sota juurde panna vaata, siis tegelikult täna seda üüriturul ei tee, et sa ei pane juurde raha, sa pigem saad sama hinna või saad vähe isegi odavamalt. Südalinnas Olümpia kõrval mul nagu oli ka korter, kus 3-toaline huvi oli tegelikult päris suur, mingi 5-6 inimest tundis huvi. Ennem oli ta 590-ga, nüüd oli 650-ga. Aga noh, võib-olla sellepärast ka, et lihtsalt neile väga sobis see korter nagu. Jah, 60 eurot, 10 plussa. No jah, just kui 10 plussa. Aga kas te tookord andsite turuhinnaga või andsite odavamalt välja? No me proovisime siis ka 650-ga, ma arvan, aga me ei saanud lihtsalt ei olnud huvilist nagu. Ja seda korterit on ka 550-ga vahepeal üürile antud. Siis teine 1-toaline korter on see samas Liivalaias 495 oli, nüüd panime 485 ja noh, praegu on nagu 3 huvilist tekkinud sellest tulenevalt nagu. Kas nüüd just selle 10 euro tõttu, aga siin on üks huvitav kokkuvõte ka sellest kinnisvara sentimendist, et siin on lihtsalt meil üks tabel, ma lihtsalt natukene ütlen teile siin, mis on positiivne, mis on negatiivne, et justkui sentiment, kes ei tea, mis see on, siis see on lihtsalt nagu meeleolu turul. See ei ole mingisugune statistika numbriliselt kuskil, et keegi on, ma ei tea, miljon inimest on
mingi numbri kuskil paika pannud ja mingit tehingut teinud. Et see on lihtsalt küsitlus olnud, aga äripindade üürihinnad on languses, äripindade ostu-müügitehingute käibed on languses, need on kõik alla 1%. Äripindade ostu-müügi, siis äripind, mis on oluline võib-olla elamispindade üüritehingute arv on kerges tõusus, siis elamispindade üürihinnad on kerges tõusus, aga nad ei ole kuidagi moodi sellised, et noh, võiks nagu õnnelik olla, et nad on alla 1%, ma räägin siin kõik. Ja siis ostu-müügitehingute arv on ka languses tegelikult siiamaani elamispindadel, et kuna turul on ülepakkumine tegelikult juba pikemat aega ja ma ei tea, see aasta ei oodata ka mingit tõusu kinnisvara hindadele tegelikult selles võtmes. No paistab, et müüjad endiselt arvavad, et on ikkagi nagu müüjate turg nagu ja hoitakse hindu, ei taheta läbi rääkida teinekord. Jah, see mure on nagu kogu aeg, see ei kao kunagi maailma pealt ära vist. Müüja kogu aeg arvab, et on liiga odav ja ostja arvab, et kõik liiga kallis. Aga jah, müüjatele tihti jõuab aeglasemalt kohale see, et turg on muutunud, et kas siis halvema või paremuse poole. Kui paremuse poole, siis tihti peale sellega ei eksita. See on ka ikkagi endiselt, et mul on aega nagu endal on tegelikult kulud ainult ja mingi tähtaeg tiksub aina lähemale ja siis lõpus hakatakse kiirelt rohkem alla laskma hindasid nagu kui võiks võib-olla esmalt õiglasemalt kujundada hinda nagu. Jah, nõus. Nii et see sentiment läks tegelikult, kui ma ütleks enda kokkuvõtteks minu nagu sellise tunnetusliku vaatega, mis ma iga päev oma töös näen nagu suht kokku, et midagi väga halvasti ei ole, aga tegelikult midagi nagu super head ka ei ole, et ja see ei ole kuidagi ma ütlen seda selle nimel, et ma ei julge öelda, et kõik on kehvasti, vaid ma pigem olen alati nagu turu osas pessimistlik või ütlen otsemini välja. Püüad realist olla, aga see vaade on pessimistlik. Aga vaade on pessimistlik. Et tegelikult see aasta ma ei näe ka kindlasti mingit hinnatõusu, vähemalt uusarendustes mitte. Jällegist järelturu korterid teevad rekordtehinguid siin 2-3 aasta taguseid tehingu hindadega müüakse. No Mustamäe 2-toalisi müüakse 135 000, 140 000, siis see ei ole normaalne minu arust. See on mis sa arvad, kui arendajad... See on juba nagu tagasi back to the... Kuidas see ostjatele mõjuks, kui arendajad nagu ei annaks neid kingitusi, aga laseks selle võrra hindu alla ja siis küsiks nende kingituste eest, ma ei tea, pool raha näiteks. Et kas siis ostja nagu tuleks parema emotsiooniga? No siis see tähendaks ikkagist ju, kui ta täna annab justkui 15% eest sulle tasuta asju kaasa, siis see on nagu tegelikult peaaegu 7%, kui me teeme pooleks selle. Et sa saad alla ja saad juurde ka, sa saad tegelikult 7-8% hinnalangust, see tekitaks turul statistiliselt väga suure ostujõu, sellepärast et ostite huvi nagu ma arvan. Ostite huvi ka, aga ostujõudu ka, sellepärast et tegelikult ju reaalselt hinnad kukuvad, aga inimeste laenuvõimekus on sama, see tähendab seda, et nad saavad sama raha eest rohkem kinnisvara. Ehk siis tegelikult see tõstaks ostujõudu kinnisvaras, aga seda ei tee arendajad lihtsalt. See näitabki tegelikult seda, et neil ei ole kuidagi moodi kehva seis, lihtsalt nagu võiks alati paremini ja ei ole huvi kiirelt ära minna. Aga nad ei pea seda tegemiseks, neil ei pitsita mitte kuskilt ja selles mõttes, et turg ei seisa, nagu oli 2008. Täna, et arendajad teevad mingid, mis salaoste nad teevad, mis sa lugesid siin? See oli jälle mingi ülitatud pealkiri, see oli see, et kinnisvara arendajatel, väike kinnisvara arendajatel on nii palju raha kontol, et aga samas midagi asjalikku osta ei ole selleks, et turul on ülepakkumine tavalises segmendis ja ostetakse nišiga tooteid nagu, kus teha, et turust erineda, et kuidas saada nagu parimat kasumlikkust. Aga ma arvan, et see on iga, väikearendajad ongi paindlikumad, väga palju tehakse neid ridakad, maju, nad saavad nagu kiiresti opereerida, need ei maksa ka täna palju, kui sul on oma tiim olemas, et väga basic asjad ja tegelikult on kas teha nagu 3 korterit või teha 1 maja korda, peaks siis sama tulemus olema. Jah, lõppkokkuvõttes jah, et eks seal tulebki nagu säilida, vaadata, kuidas kellelgi nagu tunne on. Või siis ma arvan, et sellises turuolukorras, nagu me praegu oleme, tegelikult juhtub nagu sellist asja, kus inimesed panevad pange ka mingid väiketegijad, kes ei ole tegelikult, ma toon hea näite lihtsalt, et turul on ka väga palju mingit sihukest saastamüügis, mis tundub nagu äge asi, odav ja see ongi näiteks, ma ei taha nüüd öelda Aruküla kohta midagi, mina siin arendama ei läheks, aga kui keegi on julge ja tahab teha või Raasikul on mingid kortermaja projektid meie laualt käisid ka uuesti läbi, et miks sinna ikkagi keegi lähe on see, et
esiteks sinna ei lähe, noh, sul ei ole seal ordide 5 inimesi, sinna läheb ainult kas kohalik, kes teab, või nagu, noh, enamus inimesed vist võib-olla ei olegi Raasikust midagi kuulnud, on ju. ostuhind on sama ju, mis ostad siit Tallinna serva pealt. jah, täpselt, et ja see mugavus ja infra ja kõik see logistika seal noh, ma ei räägi ainult Raasikust, aga väikestest kohtadest üldse, et sellises turuolukorras nagu täna, et inimesed ostavad suvalisi tükki kokku, et äge, teeme seal kunagi midagi, võib viia selleni, et keegi paneb kuskil nagu hullult pange jälle ja siis ta kaotab oma raha, nii ongi. Ja seda ka ostjatega, et kui te ostate kuskil mingit asja täna paberil mingi väike arendaja käest, võib-olla lihtsalt soovitus, noh, mina isiklikult ei julgeks igal pool osta, kui ei ole mingi tuntud tegija, sellepärast et me ei tea, kas see saab valmis. Asi peab kas valmis olema või jah. Et lihtsalt riskid on suured, eriti kui neid projekte rahastatakse mingid ühisrahastusplatvormidega, kus on suured intressikulud, seal korra müüki lähe ja tegelikult see arendus võib kiiresti nagu, midagi võib tegemata jääda. Jah, tavaliselt need väikearendused on üks maja, et see, noh, see ei ole nagu nii hullu, kui seal mingi hoovis jääb mingid puud istutamata, aga on ka suuremaid projekte ja siis jäävad teed arendamata, noh, you name it. Haljastus täiesti tegemata. Ja, et mis sa arvad, paljud müüjad ootasid nagu kevad, et nüüd hakkame siis sügist ootama? Kevad alles tuleb märtsi. No, nüüd hakkas, vaata, puud lähevad roheliseks. Suht roheline. Et nüüd on kevad käes. Kindlasti ju tõusevad kes ei taha hindu langetada ja kes ei taha nagu turule nagu kaasa liikuda nagu. Ja, no see nagu kõik teavad, siis kevadel on alati parim aeg on ju oma suvilat müüma hakata või siis suvilat osta, sest tegelikult sellel ei ole vahet, hinnatase on talvel samasugune, lihtsalt kes osta tahab, siis ostetakse see ära niikuinii, et kui on õigesti hinnastatud. Lihtsalt suvel need asjad liiguvad võib-olla selles mõttes kiiremini, et see sama hind tundub emotsionaalselt palju nagu vastuvõetavam, aga lõpuks talvel ostetakse sama hinnaga, lihtsalt otsustamisprotsess on pikem, et tegelikult ei ole vahet. Huvilisi on lihtsalt talvel vähem. Jah, aga inimesed ei otsi väga talvel suvilat endale nagu. See on nagu hooaja riietega, et talvel tasub osta suveriided ja suvel tasub osta talveriided, et natuke on siin tõde sees selles mõttes, et sul on võimalus rohkem kaubelda, kuna liiga palju ostjaid nagu hooajakaupadele sellel valel hooajal ei ole, ainult just kui võib-olla siis targad inimesed teevad niimoodi, et sa saad nagu rohkem kaubelda, kuna huvi on väiksem, aga tegelikult lõppkokkuvõttes kinnisvaraga on see, et kui see läheb maakleri hinnastanud, siis see on enamasti õigesti hinnastatud ja ega seda alla oma turuhinna niisama naerit maha müüda. Siis ütlebki omanik või maakler, et müüme kevadel, selleks, et niikuinii tuleb üks ostja, kes ostub 3-4 kuu pärast sul selle ära. Et, nii ongi. Praegu see õige hinnastamisega on see probleem, et müüjale võib tunduda, et tuleb liiga palju ostuhuvilisi, et on odavalt müüki pandud. Seda võib vahepeal tulla, jah. See pole ka nagu vana asi. Vot, need olid tänased teemad. On sul veel midagi või? Tuleb ikka edasi tegutseda. Täna kliendipäev lool, kes pole... Just pani üks inimene, et ta tuleb kohale jälle. Et tulge vaadake läbi, astuge läbi, vaadake, mis seal valmis tehtud on. Jah, väga ägedad kodud. Jah, odavad kommunaalid ja äge viimistlus. Tehke tarku tehinguid ja näeme juba notaris. Tšau. Tšau.